teadust veel teeb ning nüüd me saame ka sõita. Võrk sahisema panna. Vaatame selle palli ära, tuleb sinna viie kasti kohale ka ja sealt nüüd esimest korda Nõmm peab otsustavalt sekkuma ja pall on ikka lahti ja see klaaritakse sealt nüüd ära. Võtta sellist positsiooni sisse juba, et teades, et see löök pigem tuleb sinna tahanurka. Aga Ainsalu lõi ette, jah, et mängib Pärnu Vapruse eest. Nii, kas Kuressaare jõuab esimest korda Levadia kasti? Nii on, leivategija. Oi, no nüüd on võimalus ja ei tule. Ideaalne mängupilt, mida võikski näha. Nüüd sealt kaval pall, oi, kui hästi jäetakse veel ette ka. Aga Nõmm oli valmis ja tuli vastu. Et 3 punkti siis ära kindlustada, aga no seal ikka väga vara hakkavad need asjad keema. Vaatame selle olukorra ära ja sealt oi, tuleb ära esimene siit. Standardolukorrast saab Kure kätte ja no nüüd võime võib-olla isegi aru saada, miks Levadia mind kurjaks sai selle peale, aga Andero Kivi, jah. Pajunurm seal esimesena mängumeest õnnitlemas ja ka praegu siin meie ju nägime seda, kuidas pallmängu pandi. Et nendel on seal tekib see ekraani peale selline märk, kui sa palli ei näe, eks ole, et ei loeta, minnakse vaatama. No nii, suluseis, mida vaadati, lihtsalt siia tuli suluseisu kiri, et vaadatakse see Pajunurm. Pajunurm olukord tõesti hoiab seal korralikult, vaata, et Barutona isegi korralikult seal Levadia mängumeest kinni, et siis kaitseolukorda takistada tema jooksmist, aga vaatame ära ja siit võetakse see värav ära ja peale 3-minutilist kontrolli saame öelda, et tabloole jäävad siiski numbrid 0-0. Hetkel esimene hoog võetakse Kuressaare rünnakust välja, aga Ilinil võimalus läheb tagapoiste otsima ja ikka mahub välja, oi. Saame siin esimesele poolele 4 lisaminutit ka, kauglöök nüüd vastu ja seal Nõmm tõrjub. Ja omavahel seal kombineerisid. No nüüd on võimalik värava ette ka viia, Nõmm toob jälle välja ja tuuakse ikka välja, Oi! Sellega lõpetame esimese poole ära ka. Ainsalu mängib siit kavalalt lahti, Lihvakule ette ja oi, ikka ja siit tuleb ära. 4,5 minutit üle aega esimesele poolele tähendab seda, et Levadia saab lõppude lõpuks ikkagi oma tahtmise kätte ja sealt Roosnup, siis kui tundus juba, et see pall läheb sealt kasti eest läbi, leitakse sealt kõige tagant üles Roosnup. No, Levadia on sellest esimest poolajast ikkagi praegu, ütleme nii, väga hästi välja tulnud lõpuks. No nii on, et see seis võiks kordades. Siin oi, me oleksime väga huvitava teise poole alguse saanud. Korralikult katab ja suudab hästi säilitada ka löögikoht. Tuleb ära, Kuressaare saab oma esimese tänases mängus kätte ja tablool on viiginumbrid. See oli ilus rünnak ja algas sellest Tõmovi keerutamisest ümber enda, aga tegelikult Demidov läks ju väga ohtlikult ja aga see oli muidugi ka Ilinilt ikka oli vast pauk, eks ole. Mida vähemaks teda tiksub, seda suuremaks need pinged tavaliselt kasvad, vaatame siit ja ei olnud Kuressaare teine ka enam üldse kaugel. Saardal nüüd vastas, teisena võtab hoo sisse Larsen. Aga heas positsioonis oli praegu Tammik ikkagi, kõik need pikad pallid, mis tulevad, võidab ära. Praegu Ainsalu leiab väga hästi Tammetuu liini tagant. Ja otse Nõmmele pihta. No vaatame, pall on ikka Tammetuul jala peal ja sealt pannakse see värav nüüd sahisema ka ja Levadia saab siit oma tänase kohtumise teise kätte ja sealt nüüd Tammetuu on ka ühte Portugali mängijat vaadanud ja sealt oma värava tähistuse maha lihvinud siis. Aga huvitav on see, et kuidas oli Tammetuu esimene mees, kes jõudis selle Nõmme tõrjeni. Hakkasin juba mõtlema, et kui Pajunurm kasti saata, seda õhujõudu on, aga vaadata seda kohta, siis pigem sealt saab lööki oodata ja niimoodi on ka, aga näha, kas Kuressaare leiab siit oma vastuse ülesse. Ja jälle sinna tehisab. Üle jala see läheb ja Nõmm peab nüüd pika panema, aga ei, kõik. Ja Nõmm sai esimesena aru sellest, et vile läks suhu ja Levadia on saanud raske võidlusliku 2-1 võidu, aga ma arvan, minuga siin mängujärgseks intervjuuks Levadia leerist Mark-Oliver Roosnup, et alustuseks äkki võtad enda sõnadega mängu kokku?
Jaa, 2-1 võit ja võitlus. Lähme 3 punktiga tagasi ja selle üle on hea meel. Kuidas mängupildi üle meel on? Kas sellega saab rahul olla? Kui Evelin Salda saab rahul olla, võitsime, saab erinevates asjades juurde panna, aga ma arvan, et on oluline, et me siit hea emotsiooniga tagasi Tallinnasse läheme. Kas mäng tuli ehk ka pisut raskemalt kui ootasite, et siin oli ikkagi üsna korralikult võitlust ja ega ka treenerite pingile vaadates siis tundus, et seal närv oli lõpuni püsti? Ei, raskemalt. Selles suhtes, eks me teadsime, et siin on raske mäng, et Kuressaares on alati raske, et üks sõit siia, aga vastased sõidavad täpselt samamoodi nagu meie sama praamiga, nii et ei ole hinnanud, tulime siia, teadsime, et on raske mäng ja nagu ma ütlesin, sellepärast on hea meel, et me siit täna 3 punktiga tagasi läheme. Kas ja kuidas see Kuressaare värav mõjus, mis ära võeti esimesel poole ajal, kui ta alguses justkui mõneks minutiks kaotusseisu jäite, aga hiljem siis tühistati? Ega ma ei oska öelda, kuidas ta ikka mõjus, et ega lõppkokkuvõttes on eesmärk sama mäng võita, et hea, et ei lugenud, aga selles suhtes panime edasi ikka samamoodi, nagu me oleksime pannud 0-1 pealt või 0-0 pealt, et meie tahame võita ja lüüa rohkem väravaid kui vastased. Siin nüüd 2 võitu järjest, arvestades ka eelmise mängu võitu, siis kas olete tagasi sellisele stabiilsele võidureale saanud või kuidas hetkel seis on? Jah, 2 viimasest mängust 6 punkti, aga niimoodi paneme edasi, jah. Aga aitäh sulle mänguvärkse kommentaari eest ja edu tulevikus! Siit Kuressaare poole pealt Aleksander Ilin ka, et oma sõnadega äkki saad alustaks mängu kokku võtta? Raske mäng oli, kutsid tegid suurepärane töö, nagu jälle ma arvan, et me väärisime miinimumviki ja jälle kuskil meile ei veeda, nagu paneme 1-1, siis jälle laseme 2-1, raske juba jõudu poole ja no mis teha. Ma arvan, me teeme kõik õigesti, Sander annab meile hea mõtteid ja ma arvan, et meil järg-järgult läheb nagu hästi ja hästi. Teine napp kaotus järjest, et kuidas see võistkonnale mõjunud on? Me ei mõtle selle eest, et nagu me teeme oma töö, järgmine mäng meil on Tammekaga teisipäeval ja praegu puhkame, meil on 2 päeva ja siis 100% läheme ja teeme ära. Tahad oma väravast ka rääkida? No Demidov lõpuks mulle andis, nagu ma rääkisin temaga, et anna mulle lihtsalt, ma löön, andis. Ütlesin talle, kui ma lõin, siis ütlen, no lõpuks andsid mulle, tubli. Kuidas, võigimini, mis te endaga siit tänasest kaasa võtate? Ma ei tea, et lihtsalt analyseerime meie vigud ja siis puhkame rahulikult. Praegu ma ei taha mõelda, nagu, mis täna toimus mängus. Aitäh sulle mänguvärksete kommentaaride eest ja ma soovin sulle edu tulevikus. Aitäh.